Tere hommikust! Kui me nüüd kõik ükshaaval ära tervitame, siis te saate täna tervitada 40 korda. Sest me lugesime kokku, et Hirmase rahvast saab siin täna olema täpselt just nii palju. Et kõik meie rühmad on siin kuuse taga ja kõrval peidus. Ja siis me niimoodi jupikaupa hakkame välja ka tulema. Võib-olla. Et rahvatantsijatel on selline ütlemine, et iga esinemine on korda läinud siis, kui on vähemalt sama palju publikut, kui on esinejaid, pluss üks inimene. Nii et teil kõigil, kes te siin nüüd seisate, on absoluutselt keelatud järgmise tunni aja jooksul siit liikuda. Poodlemine ja ostlemine jääb pooleli ja lubatud on ainult plaksutada kogu aeg meile. Et igal juhul me tervitame siis kõiki esimese saabuva advendi puhul ja hakkame tasapisi oma kavaga minema, et siis vaatame, mis välja tuleb. Nii, me vaatleme, kas siin massinasest muusikat ka tuleb või? Nii, kas see võib olla see? Oot, me vaatame kohta. Ei, vaatame. Kas massin läheb käima? Huvitav. Kas keegi tuleb nüüd tänapäeva massina jätkima? Vanast oli grammofoni suur mätt külles, tema see krõks ja siis läks ennasti käima. Aga tänapäeval on need masinad küll natukene keeruliseks tehtud. Ilumet näe, tuligi!
küll olnud aru, kui nii vahvasti tantsitakse. Muuseas, selle laulu on kirjutatud minu väga üks vana hea tuttav, teate, kes see on sellega musta habemega mees? Just, Pärdi Arvu. Ja. Aga nüüd tuleb hoopis teise moega lugu. Kas paneme ingliskat peale? No nii, algus on tehtud ja ega hullemaks minna ei saa. Kõik on nagu täitsa hästi. Ja nüüd siis vist on valmis juba meie nunnud, nagu me ise ütleme. Olete valmis või? Ehk siis Kirmasis on juba paar aastat täitsa olemas olnud ka lasterühm. Vahepeal meid on rohkem ja siis on vähem. Mõned kasvavad suureks ja leiavad uusi tegevusi. Et kui täna õhtul pärast mõtlete, et tahaks ka Kirmase lasterühmas tantsida, siis võtke Raivoga ühendust. Kõik on oodatud.
vaatame, kas massin läheb käima. Käia see tants. Ma käin ja silmitse nainitisin. Sulle tuletan ma ja tantsimasin. Las käia, 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 ma käin ja silmitse nainitisin. Sulle ulatan ma ja tantsimasin. Las käia, 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 las käia. Arsin ma käin ja silmitse nainitisin. Sulle ulatan ma ja tantsimasin. Las käia, 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 las käia. Las käia, las käia, las käia, las käia, las käia, las käia, las käia. Vihmaks sõnama. Mingi krabi nimelik oli. Vaatame, kas äikesejängu kah tuleb. Vist tuleb. Meil on hästi selles mõttes, et kui väljas päikest ei ole, siis Kirmasel on päikesejälgud ikka olemas. Jõuluvana küsis, et kes see suur mees seal vahepeal on, et kas see on lasteaeda kinni jäänud või. Et meil on üldiselt niiviisi, et segarühmas segavad kõik üksteist. Lapsed tantsivad paremini, kui me kõik kokku. Ja siis meil on naisrühm ka veel. Naised on sellepärast, et igas kollektiivis peab keegi ilus ka olema.
aga põnev masin. Nüüd tuleb õige lugu. Kui ma nüüd väga ei eksi, siis selle tantsuniin oli Tõi ja Neitsi. Ma ikka imestan, kuidas teil need käed sõlmele, kui te niimoodi tantsite. Käis naeratavad ka veel. Väga tore, väga tore. Järgmisel tantsul on nii keeruline nimi, et ma ei teagi, mis see tähendab. Aissa. Vaatame, kas Massi ka seda mängida tahab.
Kaissa. Ma ei hakka kohe iga tantsu ees rääkima, et mis tants nüüd järgmisena tuleb ja kes austavad. Aga nüüd selle kohta ütlen küll, et selle tantsu nimi on Sangaste Jussi Armu lugu. Ja see on selles mõttes huvitav, et kui Kirmas käib reisidel ja meile üldiselt meeldib reisida, siis sõltuvalt sellest maast, kus me parasjagu oleme, seda tõlgitakse hästi huvitavalt, et venekeelsetes riikides on see olnud Ljubovna ja Historia Sangastitšistava Jussia näiteks ja siis viimati Indoneesias öeldi lihtsalt Mr. Juss. Et täna on siis Eesti moodi. Näe, tüdrukud juba platsis. Ma hakkasin ka vaatama, et kus need tantsijad siis jäävad. Ja.
korra. Ei saa, mis asi see küll on nende tantsulugudel? No õnneks tuleb järgmine tantsulugu jälle. Nende tantsudega on üldiselt sedaviisi, et mõnega näed kohutavalt vaeva ja siis tantsid seda ainult üks kord. Ja mõnega ei näe üldse vaeva ja siis ta ongi sul repertuaaris. Nüüd 2 järgmist tantsu on sellised, millega nähakse hirmsasti vaeva, aga tundub, et nad jäävad repertuaari. Et me ei ole neid veel väga kaua tantsinud, aga juba hakkab tulema. Ehk siis 2 valssi teile, Volsta valss ja Viiuli Villemi valss.
nii ilus lihtsalt. Nüüd võiks öelda, et tuleb Baltikumi eri. Et millegipärast on niimoodi juhtunud, et Kirmasel on hirmsasti sel sügisel olnud tegemist Läti ja natukene ka Leedu tantsudega, et kava kokku pannes vaatasime, et me saame erinevate rühmade peale siin esitada täitsa sellised 4 tantsu järjest, et kohe rahvaste tantsude plokk tuleb. Ja vähemalt 2 nendest esimesed on sellised, mida tegelikult ma arvan, et kõik pealtvaatajad on suutelised ka üsna kohe kaasa tantsima. Et me muudkui kordame ja kui nüüd kellelgi tekib see tunne vahepeal, et võiks ka tulla tantsima, siis on lubatud tulla. Et esimene on tegelikult Šoti, ei olegi Läti. Tsirkassi on söödud. Mul tuli juba ammu tahtmist tantsima panna. Nüüd tuleb üks väga huvitav tants, see on pannkoogi tants. Mina ükskord nägin tantsupeal olid mingid vanaemad rühmid, neil oli pannkoogid teas, selline pannkoogi moodi müts oli, kampesti. Nii. Vets, puissa, pannkukas. Kas see on Läti lugu? Vaata, mismoodi see välja näeb.
jättu puutu pagafiis, puutu tervisievstriis, punaltaan tainu, puutu kiskaufis. Vielä päätin ratiin tuottas muodot, perän saavutus muuttumaan viisas milan. Tän puuttuu aavi ja siellä puuttuis, vetsiä vesmaasta vaina puuttuis. Tän puuttuu aavi ja siellä puuttuis, vetsiä vesmaasta vaina puuttuis. Kui mu vanad silmad nüüd ei peta, siis sellel tantsul on küll huvitav nimi. Kibu-kabu. Tsibu-tsabu. Vaatame. teevad kohe ühe tantsu veel. Nendega on jälle see hea lugu, et nemad ei väsi kunagi ära.
ja noh, nii kaua kui Raivo on lasteaias koos nendega, siis ta ka ei tohi vesida. Nüüd võib panna peale või? Väga hea. Ükskord väga ammu, kui Kirmase juhendaja Raivo Erm oli noor ja ilus, siis ta tegi ühe tantsu mõeldes ainult meestele. Ja ma arvan, et ei ole olnud ühtegi esinemist pärast seda, kus Kirmase kavas seda tantsu ei oleks olnud või on mõni esinemine. Alkoholivabades riikides me on seda tantsitud veepudeliga ja ma ei tea, kas me lasteaia esinemistel oleme seda teinud. Õllejekka. Selle kanju meie põlv sisse maale, nüüd kui et pärast nõrgas või
kordamas, et ühel hetkel juhtub see, et me kallame tegelikult ka selle õlle meile sinna kannudesse, et vaatame, mis siis saab. Aga naiste kord. Ahah, siin need ongi. Maes kuule, maes näe. 2 küla väga sõbralikud naisterahvad siin. Aega läheb kuidagi hästi ruttu. Et 2 tantsu on jäänud. Vanaisa polka on järgmine ja see on pühendatud kõikidele vanaisadele ja vanaemadele, mis siin hoolega vaatavad. Pange prillid ette, näete paremini. Ja lisalugu ei tule. Peale seda veel mu kaanustab. Meie vanaisa alati on kandee mees, kes on tööga ja naljaga kõikistest meest. Hoiaga pinuga saab pilli hääl, siis on toogama meelega otse korse. Eks siis vanaisa õllega vastu kuuga, kes maailma asjadest juttu tõlla peab. On asjad siiski väike kurja juur, sest kaanile ja juutab suunud. Kuuled sa memmekene kõlab hüppa viis, talle aga lõngi katsu ja siis. Ossa on nooremandest üle samas peal, näitame meile saama. Nõnda vanaisa meile tuleb noorus, särgila lööle nüüd tantsida polnud inimaeg. Kui ainult vanaema kaasab, siis me soovime näidata, kes on kõrgem. Aga vanaema poleks nagu jõndid, et nagu noorusest võst oleks kallutada lööd. On ta nüüd otsuga mis kiimerut, me mõelda selline on kiirut. Või aga pinuga saab pilli hääl, tooma meelega otse korse. Eks siis vanaisa õllega vastu sest maailma asjadest juttu tõlla peab. On asjad siiski väike kurja juur, sest maailm ja muud on suur. Ja ma nüüd ütlen need pidulikud lõpusõnad enne viimast tantsu ära, sest et ma tean ette, et pärast tantsu ma lõõtsutan ja siis ma ei tule midagi välja sellest. Teile tantsis täna Rahvuskultuuriselts Kirmas 33. hooaega tantsiv Pärnu tantsurühm.
ja praegu meil siis on olemas täitsa segarühm ja naisrühm ja lasterühm. Me soovime teile ilusat adventiaega ja olge head lapsed, sest päkapikud muidu ei käi teatavasti. Ja meie tantsud on lõpetanud selgeks kõikidele rühmadele Raivo R. Tavaliselt on koos meiega ka kapell kupparimoorid, aga täna me asendasime selle sujuvalt jõuluvallega, mis on ka hea variant, eks ole. Aitäh teile! Oi seda tulist tantsu, mis siin näha sai. Kuidas nad vanasti ütlesidki, et tantsivad nagu noored ööbikud või ei olnud? Seda vist öeldi lauluinimeste kohta, oli vist nii, jah. Laulavad kui noored ööbikud. Aga teie tantsite nii, nagu oleks maakera alt tulin, et muudki jalad õhus, et ei saagi jalgu maha. Tantsivad nii, et allad tulist. Folkloori rühm Irmas teie ees oli täna.